Tere, armsad naised! Tervitan teid selles laivis, kõiki, kes siia tulevad kohale ja kõiki, kes vaatavad seda laivi järele. Täna on 3. juuni ja meil mai oli emadekuu, kus igaüks meist jagas oma isiklikku emateemat ja oli selline arutelu, kuidas see ühendab meid. Ja täna siis minu kord, ma võin ausalt öelda, et see maikuu minu jaoks oli üsna keeruline emotsionaalselt. Võib-olla see on seotud ka emade teemaga või ka sellega, et mul oli sünnipäev, ma sain 49-ks juba ja iga sünnipäev mingist vanusest alates on ka selline aeg, millal hakkad mõtlema, et kus sa oled, mis sa teed, teed nagu sellise kokkuvõttega sellest aastast, mis on möödunud ja tervest oma elust. Ja see emade teema, ta on tõesti väga sügav ka minu jaoks ja ma arvan, et igaühe jaoks. Ja see maikuu mul on alanud ühest retriidist, koolitusest, kus ma käisin hääle ja kehateraapia sellisel koolitusel. Tuli õpetaja, kes on Šveitsist, Maabra Tiiba, ja seal ma sain väga palju just sügavaid taipamisi emade ja oma naissuguvõsa ja põlvkondade teemal, mida ma tahan jagada. Aga alustan oma emast. Minu ema on õnneks elus. Tervisega teemal ta ei ole väga parimas vormis, aga ikka õnneks ta on selge mõistusega ja temal saab ise hakkama, toimetab. Ta on 84-aastane. Ta elab Tartus omaette praegu ja vahepeal ta käib ka minu külas ja kuigi ma proovin ta kuidagi enda juurde saada, et ta toetada, aga tema ikka tahab iseseisvalt elada ja ma saan aru, et see võib-olla hoiab tema energiat ka sellel tasemel, et ta peab ise tegutsema. Ja kui rääkida minu emast rohkem, mulle väga meeldis Viviani küsimus, selline koduülesanne, üleskutse, kus ta rääkis sellest, et mida ma sain minu emast kõige tähtsamat. Minu ema oli eluaegselt õpetaja. Ja ma tean, et meil siin grupis on ka õpetajaid, ma ei tea, mis sorti teie õpetajad olete, aga minu jaoks see on juba selline eriline inimeste tüüp. Minu ema järgi ma seda tegin selliseid järeldusi. Ta oli algklasside õpetaja ja ta oli kõigi laste ja lastevanemate lemmik. Ta oli suure südamega ja siiamaani ta on suure südamega õpetaja, kellel suurem osa tema elust just oli pühendatud lastele ja koolile. Ja isegi kui ta oli pensionil, ma arvan, et paar aastat tagasi ta lõpetas mitte koolis tööd, aga temal kogu aeg käisid õpilased, keda ta just õpetas kodus kui eraõpetaja. Ja teine pool sellest, mis puudutas mind ja meie pere, oli selles, et mulle
need lapsed, kes tema klassist tihti küsisid, oi, sul on nii super ema, ta on nii tore, ta on nii hea südamlik. Ja siis ma vastasin sellele tavaliselt, no nii ja naa, sest tema õpetajana oli minu ja minu vanema õde, mul on vanem õde, kes on 9 aastat vanem, väga nõudlik. Ja temaga me tihti just puutusime kokku selle väga suure nõudlikkusega ja sellega, et ta tihti võrdles meid teiste õpetajate lastega näiteks, et me alati pidime olema sellisel tasandil, kus me vastame mingitele reeglitele, jah. Ja see väljendus paljudes asjades, et kuidas me riietusime, mida me tegime, kuidas me käitusime, et alati me pidime mõtlema, no me ei pidanud, aga ema rõhutas seda, et kuidas me peame käituma, et olla sellel tasandil, et temal ei oleks piinlik meie eest. Ja seda ema armastust ma kõige paremini tundsin just siis, kui ma haigestusin, nagu Terri seda jagas. Minu jaoks see oli ka, seda ma tundsin väga just sügavalt. Ja selline kriitika ja perfektsionism, ma arvan, et väga paljuski tuleb mulle sellest ema häälest, mis minu sees siiamaani kõlab, kui ma mõtlen, kas ma tegin seda õieti, kas ma tõesti vastan nendele noh, reeglitele või nendele raamidele, kas ma mahun sinna. Ja sellepärast mul tekkis, kui ma olin teismeline, mul oli väga suur protestija olin ja 16-aastaselt ma lahkusin kodust. No selles mõttes ma läksin Tallinna õppima ja sellega, no sellest ajast ma hakkasin väga, noh, juba iseseisvalt elama. Aga ikka see ema hääl, kes kogu aeg niimoodi uurib, kas ma tegin seda õieti või ei teinud, et alati kõlab mu sees. Ja kui see on muidugi vahepeal väga raske, sest see tekitab stressi, aga samas no ma tundsin temast ja praegu tunnen ka väga palju armastust ja hoolivust, sest tänu temale ma üldse olen elus ja isegi kui ma olin väike, siis ta rääkis sellist lugu, et kui ma sündisin, mul jalgadega oli mingi probleem, et arstid rääkisid, et ma ei saa kõnnidagi. Aga mis tema tegi, tema tegi ise massaaži mulle iga päev, tegi pai, midagi tegi minuga, et minu jalad taastusid ja minu meelest see on puhtalt ema armastuse tervendav mõju. Ja see, mille eest ma olen tõesti tänulik, on sellised väljendid, mida ta rääkis mulle, mida ta siiamaani räägib mulle, et näiteks kui ma haigestun või kui mul on selline probleem, siis ta kohe on väga armastav ja väga hakkab muretsema. Ja ma ei ütle, et praegu see toetab mind, pigem mingil hetkel ma ei hakanud temale väga palju rääkima selliseid asju, mis paneb teda muretsema, ilma asjata, sest ta ei saa aidata, kui ta on kaugel, aga samas tekitab sellist liigset draamat võib-olla. Aga mille eest ma olen tänulik, näiteks kui ma vahepeal räägin temale oma keerulistest asjadest või probleemidest, millest ta eriti ei jaga, et siis
tema vastus on selline, noh, küll sa saad sellega hakkama. Sa oled tugev, sa saad sellega hakkama või näiteks selline väljund, et noh, küll sa mõtled midagi välja. Ja siis mul tekib selline peas selline mõte, okei, kui minu ema arvab, et ma mõtlen midagi välja, see tähendab, et ma olen selleks, mul on selleks võimalusi. Ja ma pakun sulle ka mõelda nendele fraasidele, nendele sellistele mõtetele, mis sinu peas liiguvad, kui sa teed midagi. Meil oli ka väga palju räägitud sellest, kas sa oled piisav või ei ole piisav, et kuidas sinu sees see ema hääl kõlab, kas sa tunned seda vahet, kui nende hääle vahel, kas see on lihtsalt sinu mõte või see on mingi ema hääl, mis kõlab sinu sees. Näiteks minu jaoks see tihti kõlab nii, et kui ma teen midagi oma töös, muusikas, kui ma mängin mingit pilli või midagi teen, et siis tihti kõlab see, kas ma tõesti oskan seda, kas ma saan hakkama, sest no ema jaoks see, mis ma teen, natukene teistmoodi ja ta ei saa sellest aru. Sest tegelikult see lapse ja ema vaheline side algab juba enne sündi. Ja need uuringud ka räägivad sellest, et juba kui laps on ema kõhus, ta kuuleb ema häält ja ta kuuleb, no ta ei saa sellest mõttest aru, aga ta saab sellest intonatsioonist, sellest hääletoonist aru, mis emotsioonid emal on ja muidu ta kohe saab seda tunnetada ka sellel hormonaalsel foonil, mis ta saab peale sellist emotsiooni. Ja no eriti kui lapsel on need esimesed eluaastad, siis ta on väga hästi häälestatud just ema tooniga. Ja väga huvitavat asja ma tahtsin teile ka rääkida sellest hääle intonatsioonist ja toonist, kuna mulle, nagu ma ütlesin, on vanem õde, kes on 9 aastat vanem. Kuigi kui ma olin väike, emaga ma sain olla üsna vähe aega, sest ta, nagu ma ütlesin, see õpetaja diagnoos oligi selline, et ta tegi väga palju tööd ja vähem oli kodus ja minu selline tähtis nagu natukene ema rollis oli minu vanem õde. Ja mingil hetkel me avastasime, et kui ma olin juba üsna suur ja oli see aeg, kus ei olnud sellised videokõnesid ja internetikõnesid, aga tavaliselt telefonid. Ja kui ma helistasin emale, mina või õde, ema või isa, nad isegi ei saanud aru, kes see helistab, sest meil oli telefonitsi täpselt sama hääl. Sest see räägib sellest, kuidas ma kopeerisin mingil hetkel just oma õe häält. Ja see on huvitav, kuidas saab neid jälgida, mis hääled tegelikult sinu peas on. Ja pakun sulle ka mõelda sellele, kas need hääled on sul sellised võib-olla kritiseerivad, mis nagu sinult võtavad seda energiat või alandavad või hoopis toetavad. Ja kui ma olen käinud teraapias, siis mul oli ka väga palju just seda ema teemat ja ma jälgisin, et see ema hääle, ema selle
oleku väljendus on mitte ainult selles hääles, mis on su peas, aga ka sinu näiteks partneri hääles võib tekkida sõbrannadega suhetes. Et ma imestasin, kui palju just on seotud ema rolliga. No nii oli minu isiklik kogemus oli selline, aga sellega ma arvan, et puutuvad kokku paljud naised ja üldse inimesed. Ja kogu aeg tekib selline tunne, ma saan aru, et mul on see hääl minu sees olemas, mis siis edasi sellega teha. Ja see vastus on olemas sellele küsimusele ja kõige esimene asi on see, et kui sa juba seda teadvustasid, siis psühholoogias, psühhoteraapias arvatakse, et siis sa võtad endale seda vastutuse selle emotsiooni, selle mustri eest, kui sa seda juba märkasid, et siis sul on juba võimalik seda muuta tulevikus või kui see muster jälle tuleb su ellu. Ja kui mul ka seal teraapias vahepeal tekkisid sellised isegi kerkisid üles emotsioonid ja solvumised, et ema peale, et kuidas ta käitus minuga või mis ta tegi. Ja kui ma proovisin vahepeal emaga sellest rääkida, siis ma avastasin, sest tegelikult see, kes praegu on mu ema, ta on selline armas vana inimene, hästi südamlik, tore. See ei ole see ema, kes kunagi solvas mind. Muidugi ta ei teinud seda teadlikult, seda keegi ei oska öelda. Aga see, et ta jäi mu pähe, et tegelikult see ei ole enam see ema, kes siin olemas, aga see ongi osa minust, jah. Ja kui ma saan sellest aru, kui ma võtan seda mudelit endale, et kõik need hääled, kõik need emotsioonid on tegelikult minu omad hääled, et siis see annab rohkem võimalusi sellega edasi tegutseda. Ja siis, millest ma tahtsin veel rääkida oma emast, mille eest ma olen ka väga tänulik, sellest tema omadusest. Ta tõesti on väga-väga selline heasüdamlik ja altruistlik, võib nimetada, inimene. Nõukogude ajast võib-olla see oli lihtsalt selle aja selline filosoofia või ta lihtsalt oma selle iseloomust on selline, kes tahab aidata inimesi. Ta on väga abivalmis, ta alati temal on kahju erinevatest loomadest, inimestest, kes kannatavad. Isegi ta rääkis oma lapsepõlvest, kui ta oli selle sõja laps, jah. Ja ta isegi, kui nendel ei olnud eriti midagi süüa, ta andis nendele kodututele koertele süüa, mille eest tema ema ehk minu vanaema karistas teda. Ja see on tema selline omadus, mille me oma õega olime, mis ärritas meid, sest tegelikult, kui me elasime ja rohkem tähelepanu said teised lapsed, teised inimesed või kui meil, näiteks kui emale me midagi kinkisime, midagi head, siis ta võis kohe seda kinkida edasi teistele inimestele, kellele ta arvas, et seda on rohkem vaja. Ta ei olnud kunagi mõelnud sellele, mis tema vajab. Ja
Praegu lihtsalt seda on nii harva kohtuda meie maailmas ja me räägime palju sellest, et me peame no, kõigepealt mõtlema iseendale, et hoida ennast, aga temal see on täiesti nagu vastupidine käitumine, mida ma jälgisin oma lapsepõlves ja mida ma praegu märkan. Aga praegu ma hakkan seda hindama, sest tegelikult see on väga väärtuslik ja selle näide eest ma tõesti olen väga tänulik. Ja kui mõelda noh, sellele, et kui paljud inimesed tema ümber on, kes hindavad just tema sellist soojust ja abivalmidust, et see tõesti noh, väärib sellist tunnustust, et mida praegu ma noh, temale te, tema vastu tunnen. Ja see, millest ma tahtsin veel rääkida ema häälest, kui mõelda sellele veelgi sügavamale, kuidas need su ema, muidu see, mis räägib ema, tavaliselt lapsevanem ikka räägib sellest, et no ta tahab midagi head lapsele teha. Ja kui noh, ta teeb midagi valesti, no lapse vaatenurga all, sageli see on seotud selle vanema kogemusega, mida ta sai enne. Ja seda ma sain kogeda just sellel koolitusel, millest ma alustasin selle minu juttu, kui seal oli selline teema, me ühendusime erinevate tunnetega, mis on salvestatud kehasse ja ma selle mahajäetuse tunne, millega me tegelesime, ma sain seal tunnetada, kuidas see on seotud erinevate minu naispõlvkondadega. Ja võib-olla see kõnetab ka teist ja võib-olla te leiate ka oma naissuguvõsast midagi sellist, mida te saate niimoodi jälgida. Ja meil oli see juhendaja, ta pakkus sellist no nagu mõtted, et üldse see mahajäetuse tunne, see ei ole võib-olla ainult ühe suguvõsa või ühe inimese tunne, aga see võib olla seotud ka ühiskondliku väljaga, selle ühiskondliku valuga. Ja minu puhul oli nii, et minu ema, nad läksid isaga lahku, kui ma olin 8-aastane ja isa läks ära ta leidis teist naist. Ja vaatamata sellele, et no isal olid suured probleemid alkoholiga ja tegelikult meie see kodune elu oli üsna keeruline. Minu emal oli no väga suur trauma, sellepärast et ta läks niimoodi nagu ja oli selline mahajäetuse tunne ja see oli tõesti väga suur teema tema jaoks. Ja no õnneks pärast no mõni aja pärast ta leidis endale teise mehe, kellega see lugu oli juba palju selline positiivsem, sai seda kogemust tervendada, aga ikka ma sain sellise kogemuse, et ma tundsin seda ema valu. Ja
kui ma mõtlen edasi sügavale kuule, ma lasen minu ja tere, Kaie, tervitan ühines ja ma jätkan juttu sellest põlvkondade teemadest, põlvkondade emade häältest ja ja ma rääkisin sellest, et minu ema, kuidas tema koges seda mahajäetuse tunde, kui ta läks lahku minu isaga. Aga minu vanaema, no ehk siis ema, tema oli, no tema mees ehk siis minu vanaisa, ta oli sõjaväelane ja just oli selle teise maailmasõja aeg, kus minu vanaema, tema oli 3 lapsega sel ajal, kui isa, see vanaisa ehk siis tema mees käis armees ja selle sõja ajal ta sai 2 korda sellist kirja, et vanaisa on surnud, et ma kujutan ette, kui suure šoki ta sai, olles lisaks 3 lapsega. Ja kui ma mõtlen minu teisele vanaemale, kes on minu isa vanaema, kes oli eestlane ja temal oli nii, et tema meest, minu vanaisa, neid küüditi ja vanaisa saadeti laagrisse ja vanaema koos 5 lastega, kus üks oli imik, kõige noorem ja kõige vanem oli teismeline, saadeti Siberisse, kus nad elasid no kuskil 14 või 15 aastat. Ja vanaisa oli kadunud sealt laagrist, no õnneks vanaema koos perega, no üks laps kahjuks suri ära, aga nad tulid tagasi. Aga kujutage ette, et kui suur see valu, mahajäetuse valu oli tema sees, kui ta jäi üksi lastega niimoodi ja ilma meheta ka. Ja kui ma mõtlen sellele ka minu vanaema, selle vene vanaema emale, kes oli ka elas ka Esimese maailmasõja ajal ja temal mees ka läks sinna armeesse ja ta tapeti sealt ära ja ta jäi üksi 3 lapsega ja lisaks, no nendel oli üks lehm, kes oli nende toitja külas, see oli väga tähtis. Ja kui see lehm suri ära, siis minu see vanaema, ta lihtsalt läks hulluks, sest ta ei saanud enam seda pinget taluda. Ja miks ma sellest räägin? Ma räägin lihtsalt nendest sügavatest tunnetest, nendest lugudest, millest ma sain aru, millega ma olen kokku puutunud siis, kui mulle sündis laps. Ja siis ma elasin oma mugavas korteris, täiesti mul kõik oli olemas, aga siis, kui minu mees läks komandeeringusse, mul sees lihtsalt olid sellised sügavad tunded, ma ei saanud aru, mis sellega teha, sest närvid olid täiesti läbi. Ja esialgu ma mõtlesin, et see oli võib-olla sellega, et
sellega seotud, et kuna minu isa niimoodi, nad läksid emaga lahku, et võib-olla sellega oli seotud. Aga sellel koolitusel, millest ma esialgu rääkisin, seal mul oli just see tunne, et ma ühendusin selle valuga, selle suguvõsa, naissuguvõsa valuga, mis ei ole ainult minu oma ja isegi mitte minu ema oma, aga minu vana ja vanaemade omad. Ja minu jaoks see oli lihtsalt nii sügav kogemus, mida ma tahan ka teiega, noh, ma olen väga tänulik, et te olete siin olemas, et ma saan seda jagada, sest terve see kuu mul oli sellises tervenemise protsessis, ma arvan. Ja kui ma mõtlen sellele loole, siis ma olen väga tänulik, et minu vanaemad olid tõesti nii tugevad naised, kes said sellega hakkama ja kui ma mõtlen oma keerulistele asjadele, siis kui ma võrdlen selle pingega, selle õudusega, mida nemad said kogeda, siis no ma olen lihtsalt nii tänulik ja kõik need asjad, mis võib-olla solvusid mind oma lapsepõlves, no oma emalt või oma vanaemalt, siis nad lihtsalt lahustuvad selles energias. Ma tervitan sind, Kaiet. Ma teen chati lahti korraks. Ja aitäh, et sa oled siin olemas ja kuulad mind ja kindlasti sa võid jagada, kui sul on omad sellised lood või mõtted sellest, praegu ma rääkisin sellest suguvõsa põlvkondade selle niinimetatud ema hääle noh, kõlaga, kuidas saab seda kuulata. See oli väga valulik kogemus, aga ma ütlen ka sellest hästi positiivsest kogemusest, kuidas ma sain läbi põlvkondade toetust, sest minu vanaema, no praegu ma räägin sellest minu vene vanaemast, see Eesti vanaema, ma kahjuks ei saanud temaga tuttavaks, ta suri ära enne minu sündi, aga see vene vanaema, ta suri ära siis, kui ma olin 4-aastane ja ta elas Ukrainas koos vanaisaga ja ma sain seal palju, olen seal olnud, see oli minu täiesti selline imelise lapsepõlve kogemused, kus ma sain sellise vabaduse seal aias nautida seda loodust ja mängida ja hommikust õhtuni olla õues ja ma sain oma vanemast väga palju armastust. Ja muidu minu see ema ja vanaema pere, nad olid üsna musikaalsed. Minu vanaisa, ta oli selle sõjaväe koori või ansambli solist, temal oli tõesti väga selline võimas, ma ei tea, kas bass või bariton ja ta isegi seal aias tegi mingit aiatööd ja siis laulis täiega ja tema häält ta täitis, ma ei tea, tervet tänavat. Minu vanaema ei olnud võib-olla musikaalne, seda ma ei tea, aga temal oli selline veendumus, et muusika on selline oskus, mis saab toetada, millega saab raha teenida. Ja tema üks tütar, no minu tädi,
tema saigi muusikuks, muusikaõpetajaks, aga minu ema mängis akordioni, ta muusikakoolis ei õppinud, aga ise tahtis ka seda muusikat õppima minna, aga see ei tulnud temale välja, et ikka see selline tavaõpetaja see saatus oli tema, see missioon oli temale tähtsam. Aga minu vanaema alati rääkis minu emale, et muusika on sinu leivatükk, et selline väljend oli meil. Ja kui ma olin väike, seal Ukrainas olid sellised, no kui olid pulmad, siis on pulmad, siis 3 päeva seal terve tänav, seal olid suured lauad ja veini ja laulud. Ja kui ta võttis mind sinna kaasa, siis ma alati tantsisin ja lõbutsesin, see oli tõesti väga kihvt, kuigi noh, ma natukene mäletan, aga 4-aastaselt seal ei eriti palju mäleta. Ja siis vanaema alati rääkis minu emale, no vot see tüdruk on artist. Ja pärast siis minu vanaema eest rääkis sellest, et no need sõnad, mis see, et muusika on leivatükk. Ja kui ma hakkasin koolis, no ma õppisin muusikakoolis ja tavakoolis, siis tuli välja, et ma olen ka tark ja et ma matemaatikas ja no, et see tundus, et see on nagu tõsisem amet ja ma ei tahtnud no, edasi minna selle muusikaga. Ja ma ei mõelnud üldse, et see on no, mingi tõsine asi, aga lõpuks mul tuligi välja, et see muusika on minu leivatükk. Ja praegu, kui mul on poeg, ta muusikakoolis ei käi, aga tema mängib trompetit eraõpetajaga ja kui mina motiveerin teda mängima, siis ma räägin sellest, et no ma ei räägi võib-olla igapäevaselt, et muusika on leivatükk, aga sellest, et see on oskus, mis võib aidata elus kunagi, et need on sellised positiivsed veendumused, et kui sul on midagi sellist, sa võid ka jagada või mõelda sellele, äkki sul on mingid sellised mustrid, mis käivad niimoodi ühest põlvkonnast teise. Ja millest ma veel tahtsin rääkida, et ja minu ema rollist, et see on ka üks tähtis osa minu elust ja mul, no nagu ma rääkisin, on selline teismeline poeg praegu olemas ja ma sünnitasin teda, kui ma olin 35-aastane ja ta oli väga kaua oodatav laps ja ma olen no tõesti väga õnnistatud, et ma ootasin ja ma olin nii õnnelik, kui ma olin rase ja sellega oli ka üks no, huvitav lugu, sest mul oli üks mees, kellega me elasime 7 aastat ja kuigi me tahtsime lapsi saada ja noh, kuidagi ei saanud ja mul isegi olid sellised mõtted, et äkki ma ei saagi kunagi lapsi, aga pärast me saime lahku, et mul tuli teine siis suur armastus ja üsna kohe siis ma sain rasedaks. Selline lugu oli ja ma olin väga õnnelik. Aga ma sünnitasin väga hästi, et see minu jaoks oli, ma võin öelda, et see on üks tähtsaid kogemusi, kui ma sünnitasin last, see õnn, mida ma tundsin, et see tõesti on kõige võib-olla tähtsam asi, mida ma olen elus teinud, ma andsin elu edasi, et see on tõesti minu jaoks suur au ja rõõm olla ema. Aga
Ma ei olnud üldse valmis selleks, mis ootas mind edasi. Sest enne lapse sündi mul oli väga palju erinevaid ideid, kuidas ma olen selline eriline ema, kannan last seal süles ja mis iganes, väga palju prügi mul oli peas, ma võin seda öelda. Ja kui ma sain last, kui ma sünnitasin, siis ma olin kokku puutunud sellega, et ma ei saanud magada, et laps nuttis, ma ei saanud temaga üldse midagi teha, ma ei saanud tuge. Tagantjärgi vaadates ma saan aru, et mul oligi selline võib-olla depressioon. Ja samas see oli see hetk, kui ma andsin andeks kõiki oma noh, neid solvumisi, mis mul olid hinge peal oma emale, sest ma tõesti sain aru, kui raske töö, kui raske üldse ema roll on. Võib-olla mõnedel see on lihtsam, kindlasti mul on veel ATH laps, võib-olla natukene keerulisem, aga ma usun küll, et paljudel emadel see on palju hullem. Ja minu jaoks see oli nii suur arusaamine, et mul mis iganes palju erinevaid projekte ja tööd palju kergem teha, kui olla väikse lapse ema. Kuigi see on ühelt poolt selline õnn aga teiselt poolt see oli tõesti minu jaoks väga keeruline. Aga samas ma võin öelda, et see oli selline etapp, kus mina nagu minu isik oli transformeerunud just sellega, et ma sain aru, et mina võtan vastutuse mitte ainult enda elu eest, aga ka oma lapse, selle väikse olendi elu eest ja tänu sellele ma hakkasin ka väga tõsisemini mõtlema sellele, mida ma teen. Ja see, et ma hakkasin selle muusikaga ja selle, et minust tuli ettevõtja, see on ka tänu minu pojale, kes ei olnud selline niinimetatud lasteaia laps, sest enne ma käisin tavatööl, kus 5 päeva nädalas 9-5 selles graafikus ja siis ma sain aru, et see ei ole võimalik, kuna ta lasteaias eriti ei saa käia, kas haigestus või see tema selline emotsionaalne seisund lihtsalt ei lubanud temal kaua seal oodata. Ta käis natukene, aga mitte niimoodi, et igapäevaselt. Ja tänu sellele ma hakkasin otsima neid võimalusi, kuidas olla paindlikum oma töös ja just hakkasin väärtustama oma aega, et kõik minu aja väärtus oli mitte ainult rahaline, aga ka selles, ma ei hakka tegema midagi mõttetut niisama, sest ma seda aega saan olla oma lapsega, oma perega, jah. Ja sellepärast, kui ma võtan seda tööaega, et see oleks väga palju efektiivsem, et ma saaks rohkem sellega teenida või rohkem areneda, sest see ma ei saa lubada endale lihtsalt tööl selliseid asju nagu mõttetuid tegevusi, mis ei anna tulemusi. Et selline mulle ema kogemus ja siiamaani see tegelikult väga huvitav teekond, sest kui mõelda selle ema roll kui imiku lapsega ja ema roll
selle teismelise lapsega, nad on täiesti erinevad no sellised seisundid, mida saab kogeda ja tõesti see laps, ta on minu elu kõige suurem õpetaja. Ja selle eest ma olen väga tänulik ja muidugi mul on väga palju asju, mida praegu selles juba rohkem nagu kasvanud emana teadvuses ma teeks hoopis teistmoodi mitu aastat tagasi. Ja tänu sellele ma rohkem saan aru ka sellest ema häälest, mis minu sees kõlab. Et selle eest lihtsalt ei saa süüdistada seda emat, sest mina olen ka hoopis teistsugune ema võrreldes selle emaga, mida minu laps sai, kui ta sündis. Ja see on väga huvitav teekond. Okei, et siis tahtsin veel ühest taipamisest, ühest sellest minu müstilisest kogemusest rääkida, mida ma sain just sellel treeningul. Jah, see oli tõesti minu jaoks selline sügav kogemus. Ma kui rääkida veelgi globaalselt, et ma rääkisin esialgu sellest, kuidas see minu ema hääl minu peas kõlab, et kuidas läbi põlvkondade isegi see hääl kõlab, aga on veelgi suurem, globaalsem asi, on meie emamaa hääl. Ja seda kogemust ma sain just sellel treeningul. Ma muidu olen selle maaenergiat ja seda emamaa teemat. See on üsna lähedane minu jaoks, nagu see loodus ja šamanismi, igasugused sellised praktikad ja sellised mõtted ja see maandamise teema. Ma arvan, et teil kõigil on ka see tuttav ja et kui tähtis see maandamine on, mis annab just sellist ühendust selle maaenergiaga. Aga sellel treeningul oligi selline mõte, et me saime ühendust maaenergiaga ja selles meditatsioonis ma sattusin Tuva steppi ja ma olen seal käinud ühe korra, käisin seal šamaani festivalil ja mulle väga meeldivad need maastikud, nad on tõesti nii avarad ja täis valgust. Meil Eestis seda väga harva seda on kuskil näha ja ma olin täiesti vaimustatud sellest pildist, mida ma olen seal näinud. Ja selles meditatsioonis ma olingi seal stepis ja meil oli ka häälega selle maa hääle väljendamine, ühendamine läbi hääle. Ja siis ma tundsin, et nagu tavaliselt maandamise meditatsioonis selline tunnetus, et jalatalladest kasvavad juured, et oled ühendatud maaga. Aga siis ma läksin veelgi sügavale, mul oli tunne, et ma läksin maa alla ja siis ma sain aru, et me oleme tihti, nagu öeldakse, et meie seda võib nimetada võib-olla kristlikuks maailmavaadeks või võib-olla ma eksin, võib-olla mitte kristlik, aga see, mis on üleval, see on hea,
aga see, mis on madal, mis on all, see on natukene nagu negatiivse sellise noh, hinnanguga. aga tegelikult no šamanismis on nii, et see, mis on üleval, see on ülemine maailm ja see on all, see on alumine maailm, aga see ei tähenda, et see on no üks on head ja teine on halb. Ja mina sattusin sellesse meditatsioonis just sellist tunnetust, et ma saan isegi liikuda seal nagu all maailmas ja see oli nii võimas. Ma tundsin seda maaenergiat just raku tasandil ja see, mis juhtus edasi, mina liikusin maa all Tallinna Tuuvast ja Tallinnas Rotermanni kvartalis, kus ma olin samal ajal sellel treeningul seal Tao keskuses. Ja kui ma sattusin sinna, siis ma hakkasin tundma selle maa tundeid, maa, kes kannab enda peal, kes ei saa hingata, sest tema peal on nii palju maaju, igasuguseid need reostatud no asju jah. Ma just hakkasin tundma seda ja mul tuli no ausalt öeldes selline no hüsteeria lausa. Ma olin meeleheites, sest ma tundsin seda. Ma sain selle häälega ja selle pisaratega seda väljendada, aga ma tõesti ei saanud aru, mida ma saan sellega edasi teha. Kuidas ma saan aidata, sest ma olin nii pisike võrreldes selle valuga, võrreldes selle ema maa energiaga, mida ma tundsin. Ja kui no peale seda juba mõeldes sellele ja edasi nagu olles selles energias, ma sain aru ikka, et no tegelikult see maaenergia on palju tugevam kui meie inimeste noh, need tegud, mis me teeme isegi maaga, sest ühel hetkel maa võib näidata oma viha oma noh, maavärinate ja vulkaanide näol ja kui tähtis on väärtustada just seda loodust ja neid noh, kõiki neid taimi ja looduselemente, et seda ma sain tunnetada raku tasandil. Ja üks asi veel see, mida noh, mina saan ja igaüks meist saab teha, et tervendada seda maaenergiat, ongi, kui me võtame meie keha nagu maad, et tervendada oma keha, et mõelda sellele, et mida me sööme, mida me joome, et mida me teeme oma kehaga, et see kogemus tõesti inspireeris mind sellele, et tegeleda rohkem oma kehaga ja oma selle mõtlemisega. Vot sellised lood, et seda lugu ma tahtsin jagada. Ma jagasin seal grupis ka ja me arutasime seal, et see on üks asi, kus inimesed ärkavad jah. Ja mul tuli selline tunne lihtsalt, et kui ma seda tundsin, et kui ma jagan seda, et võib-olla see läheb ka edasi ja et te saate ka oma kogemusi jagada ja oma lähedastele ja mõelda rohkem sellele ja rohkem tähelepanu sellele pöörata. Ja samas see emamaa, see maaenergia ongi meie selline suurem maa, kes alati toetab meid, alati kannab, sest kui me mõtleme kõigile nendele häältele, mis kõlavad meis ja kui sul vahepeal tundub, et see ema hääl on selline, mis kõlab su sees ja tegelikult kui sa saad sellise taipamisi, et see ei ole
päris see ema, kes praegu sul on või kunagi elanud, aga see on sinu lihtsalt enda muster, see on sinu enda hääl, siis sa saad sellele häälele sellega tegutseda, kas teha seda näiteks vaiksemaks või öelda teise häälega, et jää vait või midagi sellist. Või kasutada seda võimalust näiteks kas päeva jooksul või enne magama minekut või siis, kui ärkad üles, kui on selline väga tundlik ja mõjutatav seisund ja sa võid endale öelda neid asju, mida sa tahtsid oma ema käest kuulata, aga võib-olla ta ei ole sulle öelnud niimoodi sõnadega. Kuigi no ma usun, et oma tegudega ta tahtis sulle öelda, et ta tahtis sulle öelda, ma armastan sind, tütreke. Aga võib-olla ta tahtis sulle öelda, et sa oled mulle kõige kallim, sa oled kõige parem tüdruk maailmas, ma ootasin sind, sa oled superhea. Aga võib-olla ta väljendas oma armastust teistmoodi, nagu minu puhul näiteks ta tegi seda massaaži ja tänu sellele ma saan kõnnida. Ja võib-olla sinu puhul see armastus oli teistsugune, et ta ostis sulle ilusaid kleite, mida tema elus ei olnud või mis iganes, et mõtle sellele, et kuidas ta väljendas oma armastuse sinu jaoks ja mõtle, mis sõnu sa tahaksid just kuulata oma emast ja ütle endale ise neid sõnu. Et selline sõnum on minu poolt tänaseks ja kindlasti see emamaa on ka üks kõiki meist toetav ja kannav ema, kõige toredam, kõige armastavam ja hoiame meie emamaad. Ja praegu lõpuks ma pakun sulle teha sellise häälestuse, kui sa saad praegu istuda, kui sa praegu ei saa seda teha, sa võid pärast seda teha sümboolselt. Aga kui sa oled siin, kui sulle sinu tingimused võimaldavad, sa võid istuda või seista nii, et su jalatallad on niimoodi maas hästi mugavalt ja hinga. Pane silmad kinni ja hinga sisse, hinga välja mõned korrad. Rahusta oma meelt, suuna tähelepanu esiteks kõhtu, sa võid tunnetada, kuidas sinu hingamisega kõht natukene paisub ja välja hingates natukene tõmbad seda sisse ja suuna tähelepanu oma jalatalladesse, kujutle neid juuri, mis kasvavad maa sisse. Tunneta seda maa energiat. Ja sa võid ühendada sellega läbi ümina või läbi sellise madala häälega. Ma ei tea, kas Zoom seda näitab, aga see on selline selline madal et tunneta seda nagu voolu juhtmetes, et see võib selline tunnetus tekkida. Suuna maaemale seda häält. Ja kui sa häälestud selle maa energiaga, sa võidki kuulata, kuidas
kuidas ema maa ütleb sulle neid sõnu, mida sul on vaja kuulata just praegu, seda toetust, seda armastust, mida sul on vaja. Tingimata armastust, kuidas ta aktsepteerib sind, kuidas sa oled ema maa armastatud ja õnnistatud tütar. Kuidas nii sina kui ka sinu ema, vanaemad, vanavanaemad on armastatud ja õnnistatud. Kuidas tema ja sa ise ja kõik sinu ema ja vanaemad lihtsalt lubavad olla, elada sinul armastuses, külluses ja realiseeruda oma andeid, potentsiaali selles maises elus meie kallil maaemal. Hinga veel sügavalt sisse, välja. Kui sa teed seda üksi järelvaatamises, sa võid võtta selleks aega nii palju, kui sa tahad. Aga praegu tuleme tagasi, hingame sisse ja välja. Aitäh kõigile, kes olid minuga online'is ja aitäh kõigile, kes vaatavad järele ja ma olen väga tänulik, kui jagate oma mõtteid, oma taipamisi. Minu jaoks see oli väga selline sügav jagamine ja sellega meie emade kuu lõpeb, kuigi emade teema ei lõpe meil kunagi ja olgu siis õnnistatud nii meie emad ja vanaemad ja meie ja tütred ja lapsed. Ja me jätkame juunis uue teemaga. Meil on väga põnev juba hoopis teine energia, selline, meil tulevad pöörded, pööripäev ja selline pöörased naised tulevad meil juunikuus ja ma võin öelda, et 7. juunil tuleb Kristeli live. Sellest kellaajast ma ei oska veel öelda, aga kindlasti ta jagab seal grupis ja kirjutab võib-olla neid sõnumeid ja 18. juunil meil tuleb selline avatud live, kuna me valmistume juba naiste heaolu festivaliks ja sellepärast meil juunis, juulis, augustis tulevad sellised koos live me teeme avalikult ja seal meil tuleb selline üllatuskülaline, aga seda saladust ma teile saan jagada. See on Krista Lensin, et see tuleb väga põnev live kindlasti, kui on võimalik, ühine sellega või siis vaatad järele ja mina tulen laiviga kuu lõpus, arvatavasti 27. juunil, aga sellest veel kirjutan. Nii, et aitäh. Ja kui on praegu midagi küsida või jagada, siis ootan veel natukest aega või panen salvestuse kinni.